On aeg visata kiire pilk selle nädala tähtsamatele spordisündmustele. Ja mis sel nädalal meil siis toimub? Järjekordne Teemantliiga etapp on toimumas nii Oslos kui Pariisis. Montreali vormel 1 Grand Prix loomulikult, ujumise MM Budapestis, NBA finaalseeria ja NHL-i finalistid on samuti selgunud. Roomas jätkub rannavolle MM, vehklemise EM on Türgis, Antaalias ja Rahvuste Liiga viimased mängud toimuvad teisipäeval. Aga et selle veel paremat ülevaadet kõigest sellest saada, selleks on meil loomulikult külas jällegi Tanel Tursk, kes räägib ka meile koefitsientidest. Tere tulemast! Tere! Alustame jalgpallist nagu ikka. Alustame jalgpallist ja et kiirelt siis mainiks ära need Rahvuste Liiga mängud, et teisipäeval on siin üks siuke huvitav mäng Saksamaa-Itaalia ja siis kõrval on veel Ungari-Inglismaa pakkuda. Ungari on siin natukene üllatanud juba, see on siukest furoori tekitanud. Jah, et Rahvuste Liiga ei ole nii hästi ennustatav kohati, et palju on üllatusi, et tasub jälgida koosseise, millega platsile minnakse ja kõik, et treenerid teevad palju vahetusi. Siis võiks veel mainida seda, et MM valikmängud on siis lõppemas nädala alguses. Viimased 2 kohta on siis selgumas Austraalia, Peruu 1 koha peale ja Costa Rica, Uus-Meremaa 2 koha peale. Ja mis siis alles jääb, siin ülejäänud suveks on meie kohalik liiga, et Premium liiga on tagasi selle nädala lõpus ja Olibet alustab nädalavahetusel oma fantasy turniiriga, kus on auhinnafond 500 eurot ja toimub siis igal nädalavahetusel. Et saab hakata fantasyt pelama teie juures. Väga nice. Lähme nüüd Maarjamaalt ära ka, vaatame NBA finaalseeria NBA-s Boston Celtic ja Golden State Warriors seis, no enam vist põnevamaks minna ei saa, mängude seis 2-2. Seis on 2-2, viimased mängud siis toimuvad sel nädalal, et 5. mäng vastu teisipäeva, 6. mäng vastu reedet ja siis kui on vaja 7. mängu, siis see toimub vastu esmaspäeva. Ja Warriors on hetkel favoriit, kuna siis kui tuleb 7-mänguline seeria näiteks, siis neil on võimalus 2 mängu kodus mängida. Ja siis nende koefitsient hetkel on 1,64 ja Celticsi siis NBA võidu koefitsient on 2,12. Mis sina arvad, kumb võidab? No, ma ei hakka siin arvama praegu. Jään poliitiliselt korrektselt, et jätan selle arvamise spordisõpradele. Aga sujuvalt järgmise Ameerika suure ala juurde NHL ja Stanley Cupi finaalpaarilised on lõpuks selgunud. Tampa Bay võttis ikkagi oma, ehkki 2-0 eduseis juba Rangersil oli poolfinaalis, aga no läks ikka nii nagu eelmine aasta. Jah, Tampa Bay läheb finaalis vastamise Avalanche'iga. Colorado tiim, siis Colorado Avalanche on favoriit selles finaalis. Nende Stanley Cupi võidu koefitsient on 1,53 ja nad on play-offides ikkagi näidanud väga kindlat mängu. 14 mängu, ainult 2 kaotust ja Edmonton Oilers alistati siis konverentsi poolfinaalides 4-0 skooriga ja neil on siis hästi ühtlane koosseis ja lisaks sellele veel väga kõvad staarid ka, et Nathan McKinnon, Gail Makar, Mikko Rantanen, et kõik on väga hästi mänginud ka play-offides, aga Tampa Bay on valitsev meister. Neil ei ole nüüd siin 2 korda järjest, kui nad võitsid, nii rasket vastast neil ei ole olnud. Aga Nikita Hutšerov on siin play-offides skoori teinud palju ja nende nagu tähtsaim lüli tegelikult kogu selles jõudmisfinaali on olnud väravaht Andrei Vasilevski, kes on nii-öelda siis hinnatud kui parim vend oma rollis. Maailmas täna siis, jah? Ja. Tennis tuleb siin hulgalisti VTA ja ATP turniiri ka. Jah, sellised keskmise astmega turniirid, staarid on ikkagi mängimas. VTA turniir Berliinis on siukse korraliku line-upiga siis ainult, et Igas Świątek on puudu. Aga igal pool ka jõua käia. Igal pool ei jõua iga käia. Et Korikov, Ontsjapur, Sabalenka, Muguruza, Kanepi on kõik Berliinis mängimas. Ta vist esimene vastane on päris raske, ma kusagilt lugesin, et pole teda kunagi võitnud, et sealt võib tulla kiire reis Tallinnasse. Jah, aga sellegi poolest, et võidu koefitsient hetkel temal turniiri võidul on 26, kuigi ta mängib nüüd siin juba täna,
et eks selgub selleks, et täna esmaspäeval, kui saade läheb eetrisse, et kas ta veel mängib või mitte. Nii, aga vaatame ka ju F1 on meil kolinud Kanadasse, et Montrealis siis selle nädala GP toimub. 3. tänavarada järjest. 3. tänavarada järjest ja no iseenesest tänavarajal mingisugune eelis on selles mõttes, et ta võib olla omamoodi atraktiivne, aga võistlusmoment on jah, seal nagu veidi ütleme, teistsugune. Ja ütleme, praegu on siis ju 2-0 Red Bulli kasuks tänaval sõidud, et ja ka koefitsient ju tegelikult reedab seda, et jah, reedab küll, et Max Verstappen pärast siin viimaseid etappe on nüüd 1,83 ja Charles Leclerc'i võidu koefitsient isegi tundub nüüd päris magusapoolne, et 3,75, arvestades selle, et kiiruse poolest nad ikkagi nagu tihti on. Ühe ringi kiirus on ainult see, mis Ferraril tundub, et täna on, et sõidus ikkagi jäävad hätta. Jah, et seda oli ka Aserbaidžaanis näha, et auto ei pidanud vastu. No, ükski Ferrari ei pidanud vastu, ükski Alfa Romeod ja kõik ülendasid õhku. Aga teeme kiire põike ka Rannavallesse, et meie mehed ju ka seal mängivad ja seda saab ka ju nii-öelda pildis vaadata. Jah, et koefitsiendid seal liiguvad väga kiiresti, neid me ei jõua siin mainida, et selleks hetkeks, kui saade eetrisse läheb, võib see juba täiesti ajalugu olla. Aga Olipetis on see täiesti olemas. Näeb laivi pilti. Koos pildiga, jah. Et ei ole mingid nupukesed kusagil liiguvad. Täitsa saab vaadata. Et näen Eesti poisse mängimas ja näen, kuidas juuksed lehvivad ja saan samal ajal panustada. No super, aga taaskord aitäh sulle tulemast, aitäh jagamast meiega koefitsiendi infot ja kohtume juba järgmisel korral. Ja sinule, kallis vaataja, aitäh, et sa meid taaskord jälle vaatasid. Järgmine nädal me tuleme tagasi ja räägime veel kord spordist ja spordist näiteks. Täpselt nii. Ilusat nädalat. Tšau! Kõik on võimalik. Olipet!